Armsad sõbrad, möödunud kolmapäeval alustas kirik suure paastu aega. See on ettevalmistusaeg enne ülestõusmispüha. Sellel ajal me mõtleme eeskätt Kristusele, kes on meie eest kannatanud ja surnud ja meid seeläbi lunastanud, aga me tahame mõelda ja kirik kutsub meid mõtlema ka iseenda peale, aga mitte mingi oma kasu otsimise või taotlemise mõttes, vaid vastupidi, selleks, et oma elu, oma südant, oma hinge Jumala ees ja tema sõna valguses läbi katsuda ning otsustavalt lahti öelda kõigest sellest, mis on meis ja meie elus halvasti ja valesti. Muidugi kuulub selle juurde ka püüdlemine selle poole, mis on hea. Kirik rõhutab pühakirja alusel 3 erilist tegu või 3 erilist asja, mis on eriti paastu ajal meie tähelepanu keskpunktis. Ja need on palve, paastumine ja armastuse andide jagamine. Ning neist 3 kõneleb ka Jeesus oma mäejutluses ja ma tahan need Jeesuse sõnad nüüd teile kõigile ka meeldetuletuseks ette lugeda. Jeesus ütleb siin nõnda. Hoidke, et te armastuse ande ei jaga inimeste nähes selleks, et nemad teid vaatleksid. Muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Seepärast, kui sa armastuse ande annad, siis ära lase enese ees sarve puhuda, nagu silmakirjatsejad teevad koguduse kodades ja uulitsail, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile, et neil on oma palk käes. Vaid kui sina armastuse ande annad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb, et su armastuse annid oleksid salajas. Ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest need armastavad palvetada koguduse kodades ja uulitsate nurkadel, et nad paistaksid inimestele silma. Tõesti, ma ütlen teile, et neil on oma palk käes. Ent sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sule uks ja palu oma isa, kes on salajas, ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Aga kui te palvetate, siis ärge palju lobisege, nõnda nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal, teie isa, teab, mida te vajate, enne kui te teda palute. Aga kui te paastute, siis ärge jääge kurvanäoliseks, nõnda nagu silmakirjatsejad, sest nad teevad oma palge näotumaks, et rahvas näeks neid paastuvat. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Vaid kui sina paastud, siis võia oma pea ja pese oma pale, et su paastumine ei oleks nähtav inimestele, vaid su isale, kes on salajas. Ja su isa, kes näeb salajasse, tasub sinule. Kõigist neist 3, nii palvest, paastumisest kui armastuse andide jagamisest kõneldes, rõhutab Jeesus siin eeskätt seda, et me ei tohi seda tehes silma kirjatseda. Me peame olema siirad ja me peame mõistma, mis on nende asjade tõeline sisu ja tähendus. Me ei pea nende läbi kuidagi püüdma upitada oma ego, vaid tegema neid selleks, milleks nad on ette nähtud. Ja neist 3 ma tahangi täna teile veidi lähemalt kõnelda. Ma alustan sellest, mida Jeesus nimetas 3. ehk paastumisest, kuna selle järgi on ju paastuaeg oma nime saanud. Kõigepealt, kui me räägime paastumisest, siis eeskätt mõeldakse selle all teatud toitudest loobumist või üleüldse söömise piiramist. Ma tahan kohe rõhutada, et kiriku poolt seatud paastureeglid ei ole tegelikult kuigi rasked, need ei tähenda kindlasti mitte täielikku toidust loobumist, pigem seda, et inimene peaks paastu ajal
sööma korralikult kõhu täis ainult 1 kord päevas ja ülejäänud söögiaegadel võtma nii vähe kui võimalik. Samuti inimene võiks loobuda teatud roogadest, on vana tava loobuda vähemalt reedeti ja võib-olla ka kolmapäeviti lihatoitudest ja muudest rammusamatest roogadest. Selle kõige mõte on aga selles, et inimene õpib olema mõõdukas ja selle läbi tuletab endale meelde palju olulisemaid asju. Nimelt seda, et lisaks toidule või õigemini veelgi enam kui toidust või teatud toitudest peaks inimene lahti ütlema kõigest sellest, mis on tema elus kõigepealt üleliigne ja siis rääkimata sellest, et kõigest, mis on halb. See ei tähenda, et toit oleks halb, see lihtsalt on üks lihtne vahend meile meelde tuletada, mis on tegelikult oluline. Niisiis, kui me räägime paastumisest, siis selle mõte ei ole kindlasti näidata ennast kuidagi eriliselt vagana, selle mõte ei ole ka ennast kuidagi erilisel viisil piirata või piinata, vaid selle mõte on tegelikult keskenduda asjadele, mis on tõeliselt olulised ja öelda lahti nendest, mis kas ei ole tegelikult tähtsad, mis on üleliigsed või, nagu ma juba ütlesin, rääkimata nendest asjadest, mis on halvad ja valed. Ja ma usun, et meie kõikide elus on palju selliseid asju, mida seal ei peaks olema. Kõikvõimalikke erinevaid sõltuvusi näiteks, mõne sõltuvus on teiste tagarääkimine, mõne sõltuvus on poodides käimine, olgu füüsiliselt või interneti kaudu. Mõne sõltuvus ongi oma elu veetmine interneti avarustes, sotsiaalmeedias. On muidugi ka palju tõsisemaid sõltuvusi, mis võivad kujutada endast lausa haiguseid, kas või näiteks alkoholism või narkomaania. Aga ma usun, et kui ka meil taolisi sõltuvusi ei ole, ma arvan, et teie hulgas on inimesi, kellel tõepoolest ei ole selliseid sõltuvusi, siis küllap teiegi leiate oma elus, kui te hästi järele vaatate ja järele mõtlete selliseid asju, millest oleks parem hoiduda ja loobuda. Niisiis kasutame ka paastuaega selleks, et sellega algust teha. Teine asi, mida Jeesus siin käsitleb ja mida me paastu ajal ka rõhutame, on palve. Jeesus ütleb, et me ei peaks palvetades palju lobisema ja me ei peaks tegema palvest ka ei mingisugust enese kiitmise vahendit või oma usu ja vagaduse näitamise vahendit, vaid me peaksime mõistma, et palve tähendab tegelikult pöördumist Jumala kui oma isa poole. On öeldud ka, et palve tähendab oma meele ja südame või oma hinge ülendamist Jumala poole. Ja üks näide, mis mulle seejuures meelde tuleb, on see, kuidas käituvad väiksed lapsed ja nende vanemad. Kui üks ema või isa on oma väikse poja või tütrega väljas, näiteks kuskil pargis või mänguväljakul, siis see ema või isa jälgib pidevalt oma last. Aga kui võib tunduda, et laps mänguhoos unustab oma ema või isa, siis tegelikult see nii ei ole. Väike laps kuidagi instinktiivselt, alateadlikult ikka jälle pöörab pilgu sinna poole, kus ta teab või arvab olevat oma ema või isa ja justkui kontrollib, kas ta on ikka seal. Ja kui laps siis korraga ei märka oma ema või isa, kui ema või isa on läinud näiteks kuhugi teise kohta, siis annab laps sellest oma kohkumusest tunda kohe või teada kohe õige valju kisaga. Eks ole, ma usun, et te kõik teate seda, olete näinud, küllap ka paljud teist ise kogenud. Vaat tegelikult peaks meie hoiak Jumala suhtes või Jumala ees olema samasugune nagu sellel väiksel lapsel. Me peaksime üha ja üha ikka jälle tõstma oma pilgu
üles oma taevase isa poole, ülendama oma südame, oma hinge tema poole, et veenduda, et ta on siin meie juures, et elada tema pidevas ligiolus. Nii nagu hea isa või ema, Jumal on alati meie juures ja jälgib meid alati oma pilguga ja hoiab meid ja hoolitseb meie eest. See on tema tõotus. Aga me vajame kinnitust selles. Ja selleks kinnituseks on muidugi nõnda nimetatud välised armuvahendid, Jumala sõna, mille lugemisel me saame olla Jumala ligiolus, jumalateenistus, armulaud, aga ka seesama palve, see on vahend, mis on meile käepärane igal ajal ja igal pool. Igal hetkel on sul võimalik tõsta oma süda, oma hing Jumala poole, pöörata oma pilk tema poole ja kas sõnadega või ka ilma sõnadeta öelda talle, et sa armastad teda, et sa tänad teda tema armastuse eest, selle eest, et ta on alati sinu ligi, hoiab sind ja hoolitseb sinu eest. Ma olen vahel öelnud, et kõige lihtsam palve on see, kui sa hommikul üles tõustes paned oma käed kokku, tõstad pilgu taevasse ja ütled Jumalale justkui oma armsale isale või emale tere hommikust. Pöördud tema poole ja palud, et sa võiksid selle päeva saata mööda tema ligiolus ja tema õnnistusega. Ja teed seda sama korduvalt päeva jooksul ja viimaks ka õhtul. Muidugi on vahel vaja ka pikemaid palveid, vahel on vaja võtta rohkem aega, aga kõige olulisem on see meie südame hoiak. Ja jällegi paastuaeg tahab seda meile taas meelde tuletada ja meid selles õpetada ja kasvatada. Ning kolmas asi on armastuse andjade või almuste jagamine. Muide sõna almus eesti keelde tuleb ka kreeka keelest ja see tähendab justkui leevendust või selle sõna algvormiks on tegelikult õliga võidmine. Nii nagu haiget haavatud kohta vanasti tohterdati või vähemalt sellega seotud valu leevendati õliga võidmisega, nii peaksid olema need meie armastuse annid. See tähendab hea tegemist teisele inimesele igas olukorras ja eriti seal, kus me näeme, et see teine inimene on võib-olla ilma meieta päris üksi. Eeskätt tähendabki see teise inimese jaoks olemas olemist, teise inimese jaoks inimene olemist. Kui me mõtleme selle peale, et Jumala poeg saab meie pärast inimeseks, üheks meie hulgast ja üheks meiega, siis eks see ole suurim ja parim, mida meiegi saame teistele inimestele pakkuda. Olla neile inimesed ja näha neis inimesi, võtta neid inimestena. Püüda mõista, millised on nende eluolukorrad, millised on nende vajadused ja neid jõudumööda ka aidata. See ei tähenda seda, et me peaksime kogu aeg vasakule ja paremale rahalisi annetusi jagama. Ma usun, et enamusel meist ei ole selleks isegi võimalusi, aga teist inimest märgata, teise inimese jaoks olemas olla, kohal olla, tema jaoks aega võtta, ennast ja oma elu temaga jagada, teda inimesena võtta ja ise talle inimeseks olla. Seda me saame kõik ja seda me saame alati. Mitte selleks, et sellega kiidelda, nii nagu Jeesus ütleb, mitte selleks, et sellega endale mingisuguseid plusspunkte teenida, vaid sellepärast, et me mõistame, et seda tähendabki olla Jumala näo järgi ja tema sarnaseks loodud inimene. Ja sedagi tuletab paastuaeg meile meelde. Niisiis, kui kirik kõneleb 40-päevasest paastuajast, mis on nüüd taas alanud, siis mitte selleks, et panna meie peale mingisugust suurt ja rasket koormat, et meid millegagi kuidagi erilisel viisil piinata või piirata, vaid selleks, et tuletada meile meelde, mis on kõige olulisem meie elus. Elada pidevas Jumala ligiolus, öelda lahti sellest, mis on halb ja vale ja püüelda selle poole, mis on õige ja hea, eeskätt selle poole, et nii nagu
Jumal on saanud inimeseks meie pärast. Meie võiksime Jumala lastena siin maailmas ja igavesti elades olla inimesed ka nendele, kes on meie kõrval. Ma soovin teile kõigile Jumala armu, ligiolu, armastust ja õnnistust ka sellel alanud paastu ajal.